Tere, mina olen Liisa Merekivi, Kesklinna politseijaoskonna Kesklinna piirkonnagrupi piirkonnavanem. Kesklinna piirkonna vanemana tööd alustades sain aru, et tegemist on ühe intensiivsemate juhtumitega piirkonnaga. Oleme teinud tööd alates kadunud riskilaste otsimisest ning tegevusteni, kus reaalselt tutvustame oma tööd rahvusvahelistele koostööpartneritele. Pikkade õhtute ja sündmuste rohkete töötundide juures on minu poolt väga kõrgelt hinnatud minu meeskonda. Oma meeskonnas ma saan kindel olla ning igapäevaselt tulen tööle väga positiivse suhtumisega, kuna tean, et nemad ootavad mind. Kesklinna piirkonnas on kokku 4 piirkonda: Uue Maailma, Keldrimäe, Vanalinn ja Kadriorg. Kokku on meil 10 noorsoo- ja piirkonnapolitseinikku. Nii nagu eelmisel aastal tuli info, kus noored kogunevad parkides ning panevad toime süütegusid, siis valmistasime ette ning sel aastal alustasime oma tegevusi varakult. Märkasime probleemi, et vanalinna ümbruses ning parkides kogunevad suuremahulistes kampadena noored. Pöörasime neile tähelepanu ning lõpuks otsustasime 2 piirkonna peale, et hakkame noori kaardistama. Suhtlesime noortega ning tegime nendega kontakti. Piirkonna vanemana sain aru, et noorte teema ei ole ainult minu grupi murekoht, vaid see asi läks nii suureks, et terve politseijaoskond hakkas käima väljas igaõhtuselt ning üheskoos kaardistasime noori. Kogu info, mis me kokku saime noortega suheldes, jagasime teistesse piirkondadesse, kuna selgus, et 90% noortest on reaalselt kas Lasnamäelt või Mustamäelt või teistest piirkondadest Kesklinna tulnud. Jagasime infot ka kohaliku omavalitsusse ning suhtlesime vahetult ka laste vanematega. Tagasiside oli positiivne ning mõningatel juhtudel ei teadnud vanemad, millega need lapsed tegelikult tegelevad. Mure noortega oli nii suur ning otsustasime teha ümarlaua, kuhu kaasasime Tallinna Kesklinna linnaosavalitsuse, lastekaitse, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, munitsipaalpolitsei, mobiilsed noorsootöötajad, noortekeskuse. See murekoht noortest ja nende tegevusetust läks nii suureks, et eesmärgina hakkasime mõtlema üheskoos noortele tegevusi välja. Kokkuvõttes võib öelda, et selle suure asja, mis me sellel aastal tegime, saime teha kõike tänu sellele, et toimis väga hea koostöö ning kindlasti me jätkame aastal 2020 ühiste tegevuste loomist ning püüame leida noortele alternatiivseid tegevusi, et nad ei satuks ise süüteoohvriks või ei paneks ise toime süütegusid. Kesklinna piirkonna eripäraks on Kesklinnas asuvad lõbustusasutused. Lõbustusasutuste ümbrusesse kogunevad nädalalõppudel paljud inimesed teistest Eesti piirkondades, samuti ka paljud turistid. Aastaringselt on väga populaarne koht, Vanalinn, kus inimesed kogunevad, tarvitavad alkoholi ning selle tõttu varastel hommikutundidel inimesed langevad vägivalla ohvriteks. Selleks, et ennetada süütegusid Kesklinna piirkonnas, oleme kohtunud lõbustusasutuste juhtidega ning ka koolitanud välja nii juhte kui ka nende töötajaid selleks, et ei müüdaks alkoholijoobes isikutel ning tutvustanud ka seadusandluse poole pealt, et mis on ikkagi kohustused ja õigused ja nii edasi. Asutused on ise väga aktiivselt kaasa löönud ning nad on väga huvitatud sellest, et politsei annaks vahetult edasi infot sündmustest, mis leiavad aset nende tänavate lähedusümbruses ning nad soovivad omalt poolt kaasa lüüa selleks, et seda olukorda parandada. Üheks prioriteediks Kesklinna piirkonnas ja üldse Kesklinna politseijaoskonnas on lähisuhtevägivald. Inimesed, kes panevad toime vägivalda oma lähedaste suhtes. Positiivne on see, et koostöövõrgustik selle murekoha lahendamiseks on päris suur ning infovahetus toimib igapäevaselt väga kiiresti ja kindlasti proovime kõik üheskoos leida inimeste muredele lahendusi. Aasta raames on tõusus trendis sõidukitest vargused. Siinkohal panen inimestel südamele, et ärge jätke oma asju nähtavale kohale. Hoidke oma vara ning pange oma asjad nähtavalt kohalt ära. Kokkuvõtvalt võin öelda, et iga murekoht, teema või juhtum, mille oleme lahendanud, on tehtud koostöös